Tere kõigile. Tore, et te viitsisite tulla. Ma ei tea, kui tihti te siin käite, aga siiski ühel sellisel suht pimedal 2. novembri õhtul kuhugi tulla on kindlasti pisike ettevõte, mingisuguse väikse piiri ületamine. Ja kuna täna on veel mardiõhtu, siis mõteldes mardiõhtule ja kuulates Leelo sissejuhatust, siis ma mõtlesin ka igasugustele tere tervitustele ja tulekutele, millega mardisandid tegelevad ja kiiresti mõteldes ka selle teema üle pärimusmuusikas. Mulle tegelikult tundub, et see on nagu piiri ületamine selleks, et kellegagi kokku saada või kuhugi minna on olnud pärimuses ka äärmiselt oluline, et kui vaadata näiteks neid pärimusi osi, mis on meieni säilinud, sest kui ma räägin pärimusmuusikast, siis ma saan rääkida ikkagi ainult sellest, mida me selle kohta teame. Ja see peamine kõige suurem allikas selle kohta on praegu Eesti Rahvaluule arhiiv, kus ma ka töötan. Ja see arhiivi materjal on tohutu suur, ta ei anna selliseid üheseid tõlgendusi, aga mingisugused tendentsid ikkagi torkavad silma. Ja praegu mulle näiteks tundub, et kui vaadata, mis siis on arhiivi jõudnud, mis on üle aegade säilinud ja kombestikust millegipärast suhteliselt hästi kipuvad säilima just nagu need kokkusaamise või tervitusmomendid, et kui vaadata näiteks seda sama mardipäeva pärimust, kuigi ma ei tulnud siia mardipäeva loengut pidama, aga ikkagi see mardipäev ütleb ka väga palju eestlaste ja nende mõtlemise kohta, et mis puutub mardilauludesse, siis näiteks sellest nüüd jagame tavaliselt vanemaks ja uuemaks muusika pärimuseks, selle Eesti muusika pärimuse, et sellest ma räägin edasi, aga sellest vanema pärimuse, vanemate laulude ehk regilaulude kõige üks paremini säilinud osa on just nimelt mardilaulud, et kui nüüd vaadata seda materjali, mis on jõudnud meil arhiivis, siis on selge, et jõudnud on rohkem seda, mis on paremini säilinud, sest koguma hakati umbes siis, kui rahvas ees hakati unustama. See on selline teineteisega seotud protsess tavaliselt maailmas, et rahvas hakkab oma mineviku vastu huvi tundma ja jäädvustama siis, kui see on käest kadumas. Vähene kaduv tundub meil ikkagi väärtuslik, põnev ja haavaldane niisiis. Ja mardilauludest on kõige rohkem näiteid, et kui nüüd küsida, et missuguseid regilaule näiteks teil kõige rohkem on arhiivis, siis ma võin kergesti vastata, et meil on kõige rohkem mardilaule. Ja see ei tähenda ka, et nad on sellised pikad poeetilised tekstid, osa loomulikult on, aga iseloomulikult see, et just neid sissetuleku laule on kõige rohkem, see on see mardi tseremoonia esimene osa, kui nad laulsid uksed, aga hakkasid sisse tulema. Sissetuleku lauludest on kõige rohkem algusi see, et laske sisse tulla, et küüned külmetavad ja kõige rohkem on esimest versi. Et see iseloomustab muuseas ka tänapäeva traditsioon, laulutraditsiooni väga hästi, kui tuleks see kokku laulma, siis kui seda pikem laul, siis esimene laul, näiteks kas Eesti hümn või loodan, et see on kõik hästi peas või midagi muud. Rõõmsalt ja kõvele laultakse esimene salm, siis teine salm läheb päris hästi, kolmandas laulab on üksik, no neljandat ei tule meelde, et need salmilaulud, mis vanast olid võib-olla 12 ja 13 salmi on ilusti lühenenud 3 või 4 salmile, siis ilmselt sinna, kus senivõimete piir on. Ja siis millegipärast just see sissetuleku osa ja kui vaadata ka pulma laule või pulma kirjeldus, siis on jällegi näiteks Saarte pulmakommetest, Saaremaa, Hiiumaa kommetest on paremini alles just nagu see tulek, see esimene tulek, näiteks saaja tuleb mõõsja järele ja jälle palub sisse laskmist ja pikk värava peal laulmine. See on kogudes suhteliselt hästi esindatud, et võib-olla see võttis palju aega, võib-olla näiteks sellised osad, mis tänapäeval tunduvad suhteliselt sisutühjad nagu, mitte sisutühjad, aga võib-olla mitte nagu ei tekita nii palju tundeid nagu martides need soovitused perenaisele ja peremehele, kuhu nad peavad minema, et tuld süüdata, seal tavaliselt taotakse pikalt, et võtta piirdu ja kui sa ei leia seda seal kolde eest, siis tõmba räästast ja see on tihti selline väga pikk laulu osa, et võib-olla see oli seotud selle reaalse tegevusega, et pererahvas tõesti hakkas tuld üles tegema, mis võtab tohutult aega, kus sul ei ole lüliteed seina peal, vaid sa pead tõesti hakkama kooldesse tuld tegema. Ma võib-olla laulan selle peale ühe pisikese mardilaulu.
tükikese, kas te tahate kaaslauldes on tegelikult üles kirjutatud nii, et suurem osa laule jällegi, mis on regilaule, mis on jõudnud arhiivi, on ilma ees ja järel laulmiseta, sellepärast kui me kuulame salvestusi, siis tundub, et sellist ees ja järel laulmistraditsiooni eriti palju ei olnud, aga sageli oligi põhjus see, et see traditsioon hakkas juba kaduma ja lauljad olidki üksinda, nendel ei olnud seda järellauljat enam, nad lihtsalt laulsidki üksi, aga teeme ühe lühikese selle sissetuleku otsa siis Marti laulust, sest kui laulda kogu tseremoonia, siis ilmselt sellega meie loeng piirdubki. Et võib-olla siis üks Põhja-Eesti viiskond. Et need rahvalaulud osad, laulikud varieerivad suhteliselt palju viisi. Et kuidas nad järelaulmisega vanasti hakkama said, küllap nad siis olid õppinud ka järelauljana varieerima, mõned veel ei varieeri. Et see on selline, kus eeslaulja natuke varieerinud ja ma vist ei saa ka seda maha kuusalaul. Ei, ainult järgnast vabandust. Martti kynnikselt kysykse, Martti kynnikselt kysykse, yle pakku palvelekse, yle pakku palvelekse. Kas lupaa tupaje tulla, kas lupaa tupaje tulla, osta ovie, ajata, osta ovie, ajata, sälky seinäje situta, sälky seinäje situta. Pizza löija pita, aie, pizza löija pita, aie. Tulla, osta ovie, ajata, osta ovie, ajata, sälky säätä seinä verte, sälky säätä seinä verte, varsa varnaje situt, varsa varnaje situta, pizza löija pita, aie, pizza löija pita, aie. Tooret ja mis mul on ka näiteks vadjalauludest millegipärast kõige enam kõrvus, sest üks on see, mis on rahvaluule kogudes ja teine on see, mis meie teiega oleme sellest välja valinud, mis meil on kõrvu jäänud. Et meie oleme täpselt samasugused valiku tegijad ju kui need nüüd, kes kunagi enne meid elasid, et minul isiklikult millegipärast ka vadjalauludest. Vadja on eestlaste kõige lähem keelesugulane ja kuna neid endid enam alles ei ole, siis öelgem eriti palju alles ei ole umbes vist 50 inimest, kes räägib emakeelena vadja keelt, siis ma arvan, et me võime aidata ka vadjalastel oma pärimust jätkata ja mulle tundub nüüd väga raske võrrelda, et vadja keel tegelikult ei ole Põhja-Eesti murrakutest, eriti sellest rannikumurrakust rohkem erinev kui võib-olla setu keel meie kirjakeelest, aga lihtsalt traditsiooni tõttu nüüd on niimoodi, et setu keel on eestlastele lähedam, ma ei tea, kas arusaadavam, kuidas teile kunagi, kuna mina olen Lõuna-Eestis kauem elanud, siis mul on arusaadavam. Et võib-olla põhjaeestlastele oleks isegi kergem võib-olla vadjakeelt õppida, et mul näiteks on ka vadja traditsioonist millegipärast meeles jällegi see vadja pulmade sissetuleku laul Avake Viru väravad, sest see on pulmakülaliste tuleku laul ja see viis, mida ma nüüd praegu laulsin Mardi lauluga, oli vanem regiviis. See tähendab, et peaks kajastama seda meie vanemat, meieni säilinud vanemat muusikalist mõtlemist. Ja see vadja sissetuleku laul nüüd pulmadest on täpselt samuti siis see vanemasse kihistusse kuuluv laul. Kui me oleme
selle ka lühidalt võib-olla koos ära laulnud, siis püüan natuke seletada, missugune on see vanem ja missugune on see uue muusikaline mõtlemine. Kui me siin mõtlemisest räägime, siis mõtlemine peab ju kuidagi kajastuma, kui me räägime lihtsalt mõtlemisest, me kõik mõtleme, loodetavasti ja arvatavasti mõtleme ja see mõtlemine väga palju avaldab kogu meie mõju meie tegevusele ja väga selgelt avaldub keeles, kui me räägime. Et me ikka kaldume natukenegi mõtlema tavaliselt, kui me räägime ja see muusikaline mõtlemine avaldub siis muusikas, mida inimene teeb ja eelkõige siis selles kuuldavas muusikas, et kui nüüd ütleme, et ma laulan siin vanemat regilaulu, siis selles peaks avalduma see vanem muusikaline mõtlemine. Osalt ta avaldub nii-öelda nende võib-olla tunnuste kaudu, mida ma ise muuta ei saa ja teiselt ta siis võib-olla avaldub selle kaudu, kui hästi mina olen või meie siin nüüd oleme suutnud tunnetada seda vana muusikalise mõtlemise vaimu, aga ma arvan, et jällegi, kui me kopeerime seda laulu, siis see mõte, kui seda ennem ei olnud, siis tasapisi kuidagi hakkab jällegi meis idusid ajama selles mõttes, et mõtlemine ei teki iseenesest, vaid kui me kuuleme keelt ja rääkimist, siis sellest tekivad meil mõtted ja vastupidi, meie mõtlemine tekitab meil rääkimist ja muusikaga on ka nii, et kui me seda kuuleme, siis meil tekib. Et siis teiseks võib-olla vanema laulu näiteks võtame selle Vadja ka sissetuleku laulu siis. Avad ka viiro, see tuleb niimoodi laulda, et need kuuleksid seal ise poole avad. Avad ka viiro verejed, avad ka viiro verejed, virosta vera haitullo, virosta vera haitullo. Et ma loodan, et saite natukene aru, osad sõnad olid eesti keelega sarnased, et avage Viru väravad, see tähendab, kui Vadja poolt vaadata, siis need on väravad, mis jäävad Eesti ja Viru poole. Virosta tulevad vierad, see tähendab, et sinna pulma, Vadja pulma tulebki külalised siis Eesti ehk Viru poolt lasevad sisse meie väe, ühesõnaga, et siis need väravad tulevad lahti, lasevad sisse tulijate väe, kes on väsinud ja vaevatud. Ja siis järgnes teretus toale, teretupa 4 nurka, 3 kohta ja see kiuka oli ahi, mis seal nurgas see, siis ahi oli ka väga oluline koht, mida teretada, olgu ma laulmise järel istub paber, aga ma tavaliselt ei suuda jälgida 2 asja või 3 asja oma juttu ja siis oma kummetoidu siis paber, et lasta seal vaikselt olla. Et nagu ma siis ütlesin, muusikaline mõtlemine on midagi, mis käib muusikaga kaasas, et see on võib-olla üks osa meie mõtlemisest ja kindlasti olete tähele pannud, et osa mõtlemist on teadlik, me saame aru, mis me mõtleme, meie mõtted on sõnades ja osad mõtted käivad vaikselt, nii et me neid ei märka, nad lihtsalt mingil hetkel saavad valmis ja mingil hetkel sa teed midagi, mida sa märkad, vahel isegi ei märka, ilma et sa oleksid seda plaaninud. Et selles mõttes need mõtted on erinevad ja muusikalised mõtted on ka erinevad, nad on meil kogu aeg kaasas. Näiteks, kui me muusikat hakkame tegema, siis enne kui ma hakkan laulma, siis mul peab tegelikult olema kujutlus sellest laulust. Laul ei hakka kunagi tühjast kohast, vaid on olemas nagu idee või nagu öeldakse teaduslikumas keeles kontseptsioon selle muusika kohta. Ma tean,
nagu aimad, missugust muusikat ma tahan teha või kui ma panen oma käed sinna pilli peale, siis kui ma ei oleks kunagi proovinud ja ma ei teaks, mis ma selle pilliga teen, siis ma tegelikult võib-olla isegi ei teaks, et ma pean käed sinna pilli peale panema, praegu mõtlen kandlele vaadates tuule otsa või ükskõik, mis sa siis selle pilliga teed, sul peab olema mingi ähmanegi kujutus helidest, muidugi ei pea olema. Sa võid ka lihtsalt mõtelda, et lihtsalt proovida, kuidas sealt tuleb see heli sel juhul. Sul ei ole rohkem mõtteid kui see, et lihtsalt seda heli teha, aga kui sul juba mingi palavi lugu on, siis ta on sul kuidagi kuskil juba olemas. Ja see, missugused muusikad inimestel olemas on, see sõltub ka lihtne nende kultuurikogemustest, sellepärast, et muusika nagu ka kultuur on õpitud käitumine. Inimene tegelikult on väga vähe loov olema, nagu tundub maailma vaadates ja uurides, et enamasti jäljendatakse midagi, mis on juba olemas ja täiendatakse seda nii kaua, kui jäljendustest ja täiendustest sünnib midagi, mis näib olevat uus ja vahel see täiendus võib sündida ka hüppega, et midagi, mis ta valmis kuskil mõtetes vaikselt, äkki sünnib nii, et ta erineb suhteliselt palju eelnevast, siis on see loomine vaikselt oma tööd teinud ja ühel hetkel valmis saanud. Ja muusika kohta, näiteks pärimusmuusika kohta ma olen tihti lugenud või kuulnud üteldavat, et see on mul veres ja see on meil päritud, aga see tegelikult ikkagi on kujund, et seda muusikat otseselt ei ole veres ega geenides, vaid see ikkagi õpitakse kusagilt, nii nagu õpitakse keel, sest keegi ikkagi ei sünni kõnelejana, vaid inimesed õpivad mingisugust keelt, inimlikud tegevused, meie sotsiaalsed oskused, kõigest sellest on palju ikkagi õpitud. On võimalik, et päritakse mingisugune füüsiline eeldus, aga selle kohta momendil siiski ei ole piisavalt usaldusväärseid teaduslikke uuringuid, et nüüd väita, et ühed inimesed pärinevad ühesuguse oskuse. Midagi siiski sõltub ka kaasasündinud oskustest, näiteks, et me kõik väga hästi teame siin ka tänapäeva muusikakultuuris, et ühed inimesed sobivad paremini sopranit laulma ja teised inimesed paremini alti laulma. See tähendab, mingisugused eeldused on. Samuti on kaasasündinud suurel määral mingisugune musikaalsuse aste. Öelge, et kõik inimesed ikkagi sünnivad musikaalsetena. See tähendab, et nad on suutelised eristama neid muusikahelide kõrgusi, rütmi ja neid jäljendama. Et uurimused, nii palju kui mina olen lugenud, väidavad, et musikaalsus on pigem reegel kui erand. See tähendab, et kõikidest saavad ooperilauled või solistid, aga keskmisel tasemel lastelaule kaasa laulda või pillimängida oskab tegelikult igaüks. Ja need, kes ei oska, see on umbes 5–10% tõesti erandlikke inimesi, kes ei ole musikaalsed. Ja tihti vaadates muusikaharidust või kooride kokkupanemist tundub niimoodi, et nagu osa lapsi praagitakse liiga vara ja liiga kergekäeliselt välja. Et see asi võib-olla, mida ma räägin igas loengus ja iga kord, et see on asi, mida kindlasti tohiks teha. Sellepärast, et seda musikaalsust meie nii-öelda läänelikus kultuuris sageli hinnatakse võib-olla selle järgi, kui hästi laps oskab suht varases lapsepõlves laulda, et kes kohe hakkab laulma enne kui rääkima, siis on väga tore, juba ta ronib tooli peale, võtab kätte selle topsi, et mängida mikrofoni ja kõik leiavad, et tore musikaalne laps, et seda õpetame. Ja see teine, kes on lihtsalt võib-olla vaiksema iseloomuga või siis ta ei oska oma häält oma kuulmisega kooskõlla viia, sest musikaalsus koosneb nii kuulmisest, mis sul kõrv teeb, kui ka sellest oskusest oma häält või oma käsi kasutada. On võimalik, et see laps kuuleb tegelikult seda helide erinevust selgesti, ta ju tunneb ära erinevad laulud, ta tunneb ära erinevad viisid, see tähendab, et ta selgesti tunneb neid helikõrguste erinevusi ja musikalisi kujundeid. Ta võib-olla ei oska kohandada ega juhtida oma hääl. Seda juhtub minu meelest ka tänapäeval täiesti tavalistes koorides, kus naisdirigent annab hääle ja mehed ei suuda selle järgi võtta, sest see on niivõrd erinevad kõrguselt võrreldes nendega, et inimesel on vaja natukene kogemust, et oma hääl kohandada kuuldava heliga. Tõesti musikaliselt andekas laps teeb seda kohe, et tal ei ole probleemi. Aga see, kellel ei ole, öelgem, see sama anne just nimelt nagu oma häält valitseda, kellel ei ole nii hästi arenenud, ta võib nagu
esialgu mitte laulmisega hakkama saada ja sellest, kui ta nagu ei kasuta seda ja ei püüa või kui ta koguni välja praagitakse või halvustatakse, siis tal ei arene see oskus. See on niimoodi nagu kõik lapsed ei õpi ühel ajal rääkima, et mõni hakkab juba aastaselt rääkima ja 2-aastaselt räägib pikad jutud maha, teine siis 5-selt või 6-selt ei räägi nii väga hästi, aga seda nagu kõik usuvad, kõik lapsed õpivad rääkima ja kõigiga nähakse vaeva, kõiki õpetatakse suure hoolega. Aga ei ole sellist asja, et kui nüüd see laps ei hakka nii hästi laulma, et siis nagu just temaga eraldi tegeldakse, et pigem on vastupidine see protsess. Nüüd ma ilmselt olen kaldunud täiesti kõrvale. Et ühesõnaga, pärimusmuusika on kindlasti jõukohane kõikidele ja kui me räägime sellest vanemast muusika pärimusest, siis mis teda siis nagu eristab võib-olla sellest, mida meil siin Eestis on kombeks nimetada uuemaks. Vanem pärineb kuskilt lõputust aegade hämarusest, ilmselt sellest ajast, kui muusika tekkis, et me ei oska ütelda, millal ta tekkis või millal ta sellise kuju sai, et meil on selle kohta ainult üksikuid vihjeid. Me näiteks teame, et eestlased tulid siia või mingid inimesed tulid siia eestlaste esimene umbes 10 000 aastat tagasi ja kuna kõikidel inimestel, need, kes kuuluvad Homo sapiens liiki, kõikidel on olemas mingisugune keel, muusika ja ka usund, siis järelikult pidi juba nendel olema mingisugune muusika. Maailmast ei ole leitud mitte ühtegi hõimuga kõige niimoodi algelisemal või vanaegsemal tasemel elavad, kellel ei oleks mingisugust muusikat. See on inimlik universaal, seda teevad kõik. Järelikult pidi siin ammu elanud inimestele olema muusika ja me keegi ei tea, kui palju me sellest oleme pärinud, sellepärast, et osa meie kõige vanemast muusikast ongi nagu muusika ja mittemuusika piiril kuskil. Piir sõltub ka sellest, mida me nõustume muusikaks nimetama ja see on seotud jällegi mõtlemisega, et öelgem 19. sajandi Euroopas oldi suhteliselt pirtsud selle muusika mõiste osas, et leiti, et see peab olema ikkagi esteetiliselt väga kaunis vastama mitmesugustele ilu ja headuse nõuetele, mis tookord Euroopa kultuuris oli ja need olid nii väga küllalt rafineeritud nõuded, et paljude loodusrahvaste muusika selle mõiste alla ei mahtunud. Et see on võib-olla teile tuttav, et kui mingisugust asja tehakse meie meelest halvasti, siis me nagu arvame selle välja, et näiteks, et umbes nagu, et see pole mingi muusika. Või näiteks, et nagu, et mis ma tegin, et ma joonistasin pildi ja siis seal on siuke satja-potja, siis see pole mingi pilt ju. See tähendab, et kõik helid, mis olid nagu muusikale sarnaste vahenditega tehtud, ei olnud muusika. Tänapäeval etnomusikoloogias on siis praegu selline suund, et nagu mitte ette kedagi ega midagi välja arvata, selles mõttes, et läheb väga raskeks muusika uurimine, kui selgelt panna piir, et see on muusika ja see ei ole, sest kokkaks on piiriala helid, millel on muusikatunnuseid, millel ei ole. Mis on muusikatunnuseid? Kõike elementaarsemalt võttes on muusika teatud kombel korrastatud heli. Keel on ka korrastatud heli. Muusikas on siis korrastatud tavaliselt helikõrgus, või seal on mingisugune eriline helikõrguse kasutamine, on korrastatud rütm ja tavaliselt see nimetus, kas see on muusika või mitte, sõltub ka sellest, kuidas on, öelgem siis, korrastatud inimeste mõtlemine, mida inimesed on õppinud muusikaks pidama, mille kohta on õpitud ütlema muusikat. Mis nüüd puutub eestlaste vanemasse traditsiooni, siis nendel ei olnudki seda sõna muusika selles mõttes. Seda probleemi ka ei olnud, kas see on muusika või ei ole, sellepärast, et eestlastel oli sõna laulu kohta, olid eraldi sõnad mitmesuguste žanride kohta, vokaalžanride kohta, mis võib-olla otseselt ei olnud laulud, nende kohta üteldi midagi muud, näiteks vokaalmuusika hulka kuuluvad ka itkud, helletused, hüüded, aga neid ei nimetatud jällegi Eesti traditsioonist lauludeks, vaid nimetati lihtsalt žanri nimetusega, et olid helletused, aga need ei olnud otseselt laulud. Laulud olid siis regilaulud, lastelaulud vanemas traditsioonis ja uuemas traditsioonis, siis riimilised salmilaulud.
instrumentaalmuusika kohta ei olnud sõna, need olid pillilood. Ja sõna muusika laenati eesti keelde 19. sajandil, siis kui siin hakkas tekkima euroopalik kultuur. Et see on otsene laen ja see on väga paljudes muudes maailmakeeltes täpselt samuti, et sõna muusika laenati kultuuri mingi teatud arengu tasemel. Ja siis 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses siis ilmselt pandi rahvalaulust, mis oli vanem mõiste kui rahvamuusika, siis kokku ka sõna rahvamuusika, et nii palju kui olen jõudnud vaadata esimest korda trükis, olen näinud sõna rahvamuusika aastal 1904. Seoses sellega, et Eesti üliõpilaste selts alustas suurt rahvaviiside kogumise aktsiooni ja siis William Reimann 1904. aastal oma üleskutses kirjutas rahvamuusika kogumisest ja esimest korda nimetas seda sõna. Võib-olla on kuskil veel, sest kõik inimesed, kes on raamatut loevad, ei loe ilmselt selle pilguga, kas seal on rahvamuusika nimetatud või mitte, aga mina ja minu tuttavad ei ole varasemast kirjandusest leidnud. Et kui nüüd räägime muusikalisest mõtlemisest, siis ilmselt siis mõteldigi niimoodi, et mõteldi pillilugudest, pillimängust ja laulmisest eraldi, need ei olnud teineteisega keeles seotud ja tegelikult nad ei olnud ka tegevuses seotud, et selles mõttes keel kajastab meile ka seda tegelikku olukorda Eesti vanemas muusikas tavaliselt pillimäng ei saatnud laulu. Et suurima nüüd osa meie vanemast rahvalaulust moodustavad regilaulud ja seal kõrval on siis veel neid aegade hämarusse suubuvaid žanre, mis siis asuvad kuskil laulu ja muude helide vahepeal, näiteks seal on siis helletused, mis on kõige enam tuntud Lõuna-Eestis Mulgimaal ja ka Ida-Eestis, kas teate, mis on helletused? Kes tahab ütelda? Tuule tahab kindlasti. Kas need ei ole need karjase? Ja need on just. Et on karjase hüüded ja kutsed, kus oli tavaliselt lisaks hüüdele ja kutsele natuke ka teksti juures ja nimetusena ta on saanud sellest ühest hüüdesõnast, mis oli sageli hella just Mulgimaal. Tavaliselt hüüdsõnad olid hästi kõlavatel häälikutel, sest nad olid pragmaatilise otstarbega, pragmaatiline selles mõttes, et millestki otseselt vajalik, et see on ka vanema muusika üks olulisi tunnuseid, et ta oli väga tihedalt seotud inimese mitmesuguse elu ja tegevusega. Et ei olnud niimoodi, et inimesed tulid kogu muusika tegema, vaid muusika oli läbi põimunud eluga ja selle kohta on mitte nüüd eesti keeles, vaid ka saksa keeles ja ma arvan, et paljudes muudes Euroopa keeltes selline kindisväljend, et muusika saatis inimest hällist hauani. Et eestlased oma püüdes jälle ennast erilistena näidata sageli rõhutavad just, et eestlastel oli muusika kogu aeg saatmas teda elus hällist hauani ja eestlased on laulurahvas, aga täpselt samad nagu väljendid või retoorika ja müüdid liikuvad ringi ka siin kultuuriroomis teistel rahvastel, samuti sakslased, soomlased, lätlased, leedulased on nagu uhked selle üle, et nad on laulurahvas ja lätlastel on see koguni nagu väga kindel loosung nendel on minu meelest või kas on või oli üks džässfestival, mille moto oli lätlased on laulurahvas ja see on nendel selline väga tuntud loosung, nad võib-olla ei teagi, et eestlased, aga vaadad hoopis, et nemad on parim laulurahvas, et see tõenäoliselt on tulnud 19. sajandi kultuurist ja miks see nii oluline on, ma mõtlesin, miks kõik siis tahavad ütelda, et nad on laulurahvas. Ainuke võimalus on see, et laulmine pidi midagi väga olulist ja positiivset ja tähtsat olema. Et kui sa ütlesid, et meie oleme laulurahvas, siis tähendab, et oli midagi suurt, olulist ja head üteldud selle kohta. Et järelikult see muusika, nagu ma ütlesin, 19. sajandil peeti seda väga kõrgeks kunstiks, et väga paljud asjad sinna ei sobinud, et muusikat peeti tõesti siis selliseks kõrgeks kunstiks, jumalikuks, andeks. Ja kui rahval oli olemas muusikaanne, kui nad oskasid laulda, siis see pidi olema väga hea, tubli, tark, suur rahvasest, mis siin Eestis on olnud viimased 2 sajandit, et ikkagi olla kogu aeg nii hea kui teised ja veel parem. Kui me ei ole arvult suur, siis me peame olema vaimult suur. Kas tahab keegi ütelda? Tsitaadi autorit. Jakob Hurt oli see, kes tegelikult ei sõnastanud niivõrd lühidalt, aga ta kirjutas oma või rääkis, kõne oli kirjutatud kõnes Eestimaa õpetatud meestele,
et kui eestlased kahjuks ei ole rahvaarvult suured, siis nad võiksid vähemalt saada vaimult suureks. Kusjuures minu meelest seal ei olnud seda, et nad ei saa, et nad ei või saada rahvaarvult suureks. Ma olen kuulnud seda ütelduna nii, et kuna eestlased ei või saada arvult suureks, siis nad peavad sama vaimult suureks. Hurt, kui ma nüüd ei valeta, Hurt ei öelnud seda, ta lihtsalt ütles, et kuna meid on vähe, peame saama vaimult suureks. Ja selle lühita väljendi pani minu meelest kokku Mart Laar, kui ta võttis kokku Hurmati. Nii, nüüd ma pean kuidagi tagasi jõudma sinna, millest ma siin algasin. Nii, me hakkasime, see mõtterida hakkas peale helletustest. Helletused, palju vanemast muusikast oli siis praktilise otseselt kasuliku otstarbega ühiskonnas ja sellepärast muusika oli läbi põimunud eluga ja saatis välist haavani. Ja helletuste kaudu siis karjalapsed pidasid oma vahel sidet, suhtlesid, sest just eriti seal Lõuna-Eestis on künklik maastik ja see tähendas, et talukarjad olid eraldi oma karjasega. Ja karjastel, need olid tavaliselt lapsed, oli siis lõbusam, kui nad kokku said ja siis nad hüüdsid üksteine näiteks Ello või Ello, tule siia või Ello. No ma arvan, et lastel oli häljetan vahel, kui nad häljetas, siis ma proovin, ma enam ei ole päris laps. Ello või Ello, tule siia või Ello, ühe sama karjaga, kari kokku või Ello, Ello või Ellole. Ja siis nad kuulsid üksteist ja tulid kokku ja kogu selle väikese laulu muusikali iseloom tegelikult tuleb sellest otstarbest, ta pidi hästi kaugele koostma, ta tõenäoliselt kajas vastumetsadelt, väikestelt ja künkastelt ja see tekst oli natuke improviseeritud, et kui teine karjane vastas, siis ta võis vastata midagi selle kohta näiteks, et ta tuleb ja ma ei tea, kas nad lauldes leppisid kokku ka koha, kus kokku saada. Selliseid üleskirjutusi ja salvestusi küll ei ole, aga miks mitte, nad siis võib-olla äkki arendasid seda teemat veel edasi. Ja samuti jällegi nüüd nagu eri helide piiril, kõne ja muusika piiril on loitsud ja laste mängitused, et kui nüüd vaadata jälle, mis olid muusikatunnused, üks muusikatunnused, nagu ma ütlesin, oli rütm, loitsud on tavaliselt hästi rütmilised lugemised, nad püsivad rütmis paremini kui keel, kuigi ka eesti keel on suhteliselt niisuguse kindla rütmiga. Ja loitsudes ja laste lugemistes tavaliselt on natukene korrastatud ka helikõrgused, selles mõttes, et kui me räägime, siis meie helikõrgused on väga, mitte halvasti korrastatud, aga ma tegelikult oleks minu kõnest väga raske neid helikõrgusi alla sorteerida. Hääl liigub niimoodi suht vabalt helikõrguslikus ruumis, aga muusikas on nüüd eriti euroopalikus muusikas on hääl ju jagatud väga rangelt astmetele ja kui sa natukenegi sealt ära nihkud, siis juba laulad halvasti ja mustad. Aga loitsudes ja laste lugemises nagu on tekkinud tendents neid häälekõrgus natuke korrastada, ütleme 2-3 kõrguse vahel, kuigi neid ei saa veel päris kunstmuusika mõttes nootideks nimetada, aga näiteks kui võtame selle täitsa kõige tuntuma loitsu Araka laikusväre selle valu, siis seda loetakse, vahel üteldakse niisama, aga tavaliselt loetakse hästi rütmiselt. Araku laikus varesel valu mustalinnul muutub, meie lapse kõtt saab terveks. Et ta ei ole lihtsalt ütlemine, vaid natuke rohkem muusikaliseks muudetud ütlemine, et sellistest helidest võime kujutleda näiteks ka regilaulu, vähemalt osa regilaulude tekkimist, sest mitmed regilaulud on samuti loitsulise iseloomuga ja väga tüüpiline on ka selline algus, kus pöördutakse millegi poole, näiteks lõppe põllukene. See on selles mõttes ka loitsu, et palutakse, nüüd midagi teeks või kuku käokene ja kui seda nüüd laultakse juba paarinoodilisel viisil, siis on suht kerge kujutleda, kuidas see sama laul võis tekkida näiteks loitsutaolisest ütlemisest, näiteks lõppe linokene üles, lõppe linokene üles, kui ei lõppe siia jäton üles, kui ei lõppe siia jäton üles.
4 erineva heli kõrguse vahel, aga mis nüüd on võib-olla nende ka vanemate regilaulude ja loitsude erinevus on see, et loits pigem järgib ainult siis nagu sõnade meloodiat eesti keeles, kui olete tähele pannud, ütleme, rõhulise silbi, ütleme, kõrgemalt natuke, rõhuta silbi natuke madalamalt ja lause tavaliselt lõpeb ka natuke madalamalt. Et siis kui loitsu kuulata, siis loits tegelikult järgib pigem nagu rohkem nende sõnade meloodiat. See esimene silp, mis on kõnes ka kõrgema tooniga öeldakse kõrgemalt ja tagumine öeldakse madalamalt, nagu ütlesin, kiirmus, kaarmus, sarakul, haigus, varesel, valu, mustalinnal, muutubi. Et just see rõhuline siit häälega esile. Aga ka vanemad regiviisid enamasti erinevad selle poolest, et nad ei hakka tavaliselt ülevalt, kuigi variantides nad hakkavad ka ülevalt. Aga tüüpiline on see, et viis hakkab alt, siis teeb väiksem looga üles ja siis laskub uuesti. Ja see on tüüpiline eesti keele lause meloodia. Nii et kui me mõtleme, kuidas see regilaul võis tekkida, siis võib ka olla, et selle nüüd juba laulmise eeskujuks oli lause, et kui loitsu või sellise ütlemise eeskujuks oli pikem sõna või lühem fraas, siis selle pisikese viisi eeskujuks võis olla siis lause, kus võisid esile tõusta siis ka need sõnarõhud näiteks, et siis lõppe põllukene üles, enne refrääni on pisike saba tõuseb, ütleme, kui ilma refräänita viis, siis lõpus ei ole seda sabakese tõusu ka. Näiteks Põhja-Eesti pulmalalust. Neitsikene, noorukane. Ja vanemad viisid tavaliselt olidki ühe värsi pikkused selles mõttes, et iga värsiga seesama pisike fraas kordus. Ja nüüd, kui vaadata maailmas tuntud muusika tekkimise teooriaid, siis need on ka sellised vastukäivad. 19. sajandi lõpul suht palju mõteldi selle üle, et kas see muusika tekkis ja siis pakuti eri teooriaid. Karl Stumpf, saksa või pigem austria etnomusikoloog oli inimene, kes sellega suht palju tegeles ja kirjutas ka teose muusika allikat või Wellsprings, jah, kohe allikat või kuidas see saaks sellest tõlkida, muusikalätted ja siis tal oli ka teooria, et muusika võis tekkida keelest, võis tekkida hüüetest, võis tekkida loodushelidest, võis tekkida emotsionaalsest kõnest. Ja kui vaadata nüüd neid Eesti vanemaid vokaalvorme, siis tundub, et seal on need mitmed võimalused nagu olemas. Et üsna palju on arutatud näiteks ka teemat, et kas muusika sai tekkida linnulaulust ja linnulaulu uurimised näitavad näiteks, et linnud varieerivad oma laule umbes samuti nagu inimesed varieerivad oma vanemat muusikat. Võetakse üks lühike fraas ja seda muudetakse. Näiteks see on tavaline ka vanemas pillimuusikas just, et pillilugu ehitatakse üles mingist lühikesest fraasist. Et põhimõtteliselt nagu sama asja esitatakse veel ja siis ilmselt kui muusik ise ütleb, siis muudab seda või kui tal on olnud hea õpetaja, siis et vanem muusika ehitatakse üles sellistest pisikestest tükkidest ja sellel on ka väga oluline põhjus, nimelt see oli kõik suuline kultuur. Ei ole mingit võimalust, et Beethoveni sümfooniad või Mozarti klaverisonaadid säiliksid suulises pärimuses. Nad lihtsalt unustatakse ära, ükskõik kui geniaalne on see rahvas. Et mis puudutab vanemat muusikalist mõtlemist, siis selle suureks kujundajaks oligi see suuline pärimus, et kõik see, mis edasi anti, pidi suutma meelde jääda. Ja uurimused suuliste kultuuride muusika kohta ütlevad niimoodi, et kui me ütleme, et see on lihtne, siis see on lihtsustav, ütleme, nad ei ole lihtsad, nad on tegelikult mõnes osas nii keerulised, et me ei oska neid õppida, näiteks Aafrika trummirütme. Aga mis neid iseloomustab on see, et nad ei ole keerulised, väga komplitseeritud, nad ei ole mitme tunnuse poolest. Et kui mingisugune osa selles muusikas on väga komplitseeritud, keeruline,
suulises pärimuses, siis mingisugused teised tunnused peavad olema küllalt lihtsad. Ja mis puudutab nüüd Eesti vanemat rahvalaulu, siis vanemas rahvalaulus on kõige komplitseeritum osa tekst. Tekst oma poeetiliste kujunditega, värsimõõduga, mis arvestab eesti keele välteid ja mida esitusel loodi ja improviseeriti. See nõuab laulikult ilmselt suuri oskusi ja selle võrra ei olnud komplitseeritud viis. Viis võib-olla tänapäeval inimesele selles mõttes komplitseeritud, et teda on raske järgi laulda kõnelähedase tooniga, mis vanemat rahvalaulu iseloomustas. Selles mõttes, et teda ei saa niimoodi pähe õppida, vaid teda tuleb osata mõneti keelega kohandada. Aga ta oli tolle ja laulikutele lihtne, kui nad õppisid seal oma elavast pärimusest lapsest saadik ja nad said pühenduda teksti improviseerimisele ja see ei ole jälle ainult Eesti muusikatunnus, vaid seda on märgatud paljudes soolistes muusikakultuurides, et kus lauldakse, improviseeritakse pikki laule, seal tavaliselt kasutatakse selleks suhteliselt aju ja häält vähekoormavat viisi. Sama lugu on ka sellega, et kui näiteks pikki eposeid lauldakse, mis pärimuse järgi ja praegu Indias kestavad tunde, päevi ja öid, siis võetakse suhteliselt lühike väikese ulatusega viis, mis tegelikult ei nõua palju tähelepanu ja mis ei koorma häält. Ja ma ei ole ise kunagi proovinud tundide kaupa laulda ega rääkida, aga mul on selline tunne, et inimesel tegelikult, kui ta peab häälitsema terve päeva või öö tõesti pikki tunde, ma arvan, et tal on seda kergem teha laul. Keegi on seda kunagi kontrollinud, võib-olla see on uuritud teema, ma aeg-ajalt mõtlen selliste asjade üle, mida ma lihtsalt ei tea ja pole kuulnud ja hiljem vahel loen seda. Et ütleme, et kui me peaksime tõesti siin mingit loengut pidama või asja rääkima või epost jutustama hommese hommikuni, äkki on lihtsam ja häälele vähem koormalt teha seda lauldes. Pikka aega rääkida võib olla päris raske. Äkki meil siis oleks lihtsam natukene laulda. Te võite seda ükskord proovida ja mulle sellest rääkida. Oma sõnu laulda pole üldse raske. Tuleb lihtsalt õigida ja lause lõpetada. Riime pole vaja ka liiga palju enesekriitikat. Laulmine on meile kõigile käepäevane tegevus. Ja sageli muusika pärimist mõeldakse sellena, et tuleb need laulud ära õppida ja võimalikult täpselt esitada. Seda võib teha ja see on hästi tore selles mõttes, et me saame sellise võimalikult täpse jäljendamise kaudu teistsugusesse maailma ja mõtteviisi sisse elada. Kui proovida ikka ja jälle sarnasemalt laulda neid vanu laule, siis on võimalik läbi elada teistsuguseid elamusi ja teistsuguseid tunnetusi, võib-olla osaks saada nende teistsuguste vanaaegsete inimestega, kogeda teistsugust olemisviisi, teistsugust häälitsemisviisi. Aga samas on teine võimalus leida ikkagi jälle see laul iseendast, julgeda lihtsalt proovida samuti läheneda laulule, et need vanad viisid kasutavad suhteliselt vähe helisid, et me ütleme siis, et vanem muusikaline mõtlemine on kitsa heli ulatusega ja sageli on nimetatud seda nagu, et see on primitiivne või arenemata või algeline muusika. Aga kui nüüd jälle mõtelda sellele otstarbele, et kui sa pidid seda tegema või sa tahtsid seda teha rokkilõikuse ajal, et oma tööd kergendada, kas rokkilõikuse ajal on ikka siis kergem laulda Mephisto aariat või siis ikkagi seda sama, et lõppe põllukene üles. Et muusika on väga palju seotud oma otstarbega. Et kui me vaatame seda Eesti vanemat muusikat, pärimusmuusikat nagu üht muusikasüsteemi, nagu on üteldud etnomusikoloogias, ma ise armastan järgida etnomusikoloogi Alan Merriami mõtteviisi, kes nimetab muusikat süsteemiks. Tema
muusikantropoloogia ilmus aastal 1964. Sageli öeldakse, et see on vananenud või et seda ei tasu enam tsiteerida, aga ometi mulle tundub, et tema nagu see muusikantropoloogia oli teatud pööre mõtlemises, kus hakati muusikat teistmoodi nägema, et see on terviklik süsteem, et kõik need osad, kuidas inimesed elavad, kuidas nad tegutsevad, kuidas nad laulavad, et see moodustab ühe terviku, need on kõik üksteisega seotud ja sellest tingitud, et miks nad niimoodi laulsid. Sellel pidi olema mingisugune põhjus, sest Eesti laulukultuuris, nüüd selles vanemas laulukultuuris toimus muutus 19. sajandil kõige enam siis, kui eestlaste eluviisis tekkis muutus, küll õppes see kogukondlik kord ja hakkas asenduma kapitalistliku eluviisiga, kadusid väga paljud ühised tegevused ja tööd, suured kogukondlikud pulmad, ühine töö põllul, mis tingis seda üheskoos näiteks regilaulude laulmist. Ja uued sotsiaalsed suhted tõid ka teistsuguse muusika, teistsugune muusikaline mõtlemine tuli ka Euroopast koos teistsuguse eluviisiga ja inimestele hakkas tunduma, et need vanad regiviisid ei ole enam ilusad ega head ja lauljad hakkasid neid tegelikult häbenema. Et selle kohta on jällegi rahvalaule kogujate üleskirjustustes märkusi, et väga keeruline oli rahvalaule koguda, kuna inimesed ei tahtnud neid laulda, nad häbenesid neid, need olid nii vanaaegsed ja eriti näiteks just öeldakse, et noored inimesed pilkasid vanu inimesi, kuna nad laulsid vanu laule ja sellepärast vanad ei julgenudki enam laulda ja siis rahvalaule kogujad pidid sageli väga palju veenma vanemaid inimesi, et need laulaksid. Et see esmane võib-olla vanim muusikaline väljendusviis hakkas kaduma 19. sajandil. Mis nüüd regilaulu puutub, siis selle algus ei ulatu päris aegade hämaruse, kuna ta on suhteliselt kindel värsivorm ikkagi. Kasutatakse palju poeetilisi võtteid, nagu ma ütlesin, te kindlasti ma usun. Teate, et seal on all riim, mõttekordus ehk parallelism, kindel värsimõõd, mis arvestab just nimelt eesti keele iseärasusi. Et tõenäoliselt see laulu vara tekkis umbes 2000–2500 aastat tagasi Läänemere Soome rahvaste hulgas, ehk siis nende rahvaste hulgas, kes elasid Soome lahe ümber. Mis tähendab ühtlasi seda, et regilaul on tegelikult vanem kui eesti keel, sest see, mida me tänapäeval saame nimetada eesti keeleks või mis enam-vähem meenutab tänapäeva eesti keelt, tekkis võib-olla aastal umbes 1000 või ütleme siis meie ajaarvamise alguses, aga ikkagi regilaul tekkis enne seda, sest vanem eesti keel sarnaneb väga palju soome keelele ja ma arvan, et kui vaadata eesti keelt umbes aastal 1000, siis eesti keel ja soome keel tõenäoliselt pigem moodustasid ühe keele, mis ütleme, et eesti ja soome keel võisid olla umbes nagu üks keel kahe eri muurtega. Aga viimase 1000 aasta jooksul on eesti keel väga palju muutunud, palju rohkem kui soome keel ja sellepärast on tekkinud suurem erinevus. Et kui nüüd siin ka küsida, et missugune on siis see päris eesti muusika või muusikaline mõtlemine, siis nagu muusika terminites on seda väga raske ütelda, nagu ma ütlesin, et paljud suulised muusikakultuurid jagavad samu tunnuseid. Et nad kasutavad suhteliselt väheseid helisid, suhteliselt lühikesi fraase, mida nad varieerivad ja kordavad, aga Eesti pärane on kindlasti regilaul, sellepärast, et regilaulu värsimõõt ja suurel määral ka viis, nagu ma näitasin, aga just regilaulu värsimõõt on otseselt seotud eesti keelega, sest eesti keel, soome keel ja mõned lähemad sugulaskeeled tegelikult maailma keelte hulgas on väga unikaalsed oma väldete süsteemi poolest, selle poolest, et meil on esisilbi ehk rõhulise silbi pikkust võimalik muuta ja see on keeles oluline, te kindlasti teate kuulsaid näiteid, näiteks, et esisilbist A saab moodustada sõnast esisilbiga A saab näiteks moodustada kolmandas vältes sõna saata, saada, teises vältes sõna saada ja esimeses vältes sõna sada. Et kõik on erinevate tähendustega ja selleks, et nendest tähendustest aru saada, mida me teeme, me tegelikult muudame esisilbi pikkust saada, 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 saata.
ja see on oluline eesti keeles, see maailma keeltes on äärmiselt ebatavaline, see on ka põhjus, miks sageli teisi keeli kõnelevaid inimesed ei suuda hästi eesti vältesüsteemi omandada, et nendel on just nagu üks põhiprobleem on esimese silbipikkuse hääldamine, et miks me kuuleme ema ja isa ja miks on suhteliselt võimatu õpetada inimestele, kes ei räägi eesti keelt, tema keel on just teise ja kolmanda vahelt erinevust. Nad ei kuule seda, sest inimeste võime nagu peenemaid nüansse kuulmises eristada lõpeb ka kuskil lapsepõlvega. Et kui ühest küljest on inimesel nagu teatud iga, millal ta peaks õppima rääkima, ehk siis kuskil 3 või 2 või kuni 5 aasta vanusega, et öeldakse, kui ta siis ei kuule seda keelt, mis ta peab õppima, siis ta ei õpi enam nii hästi rääkima. Et samas vanuses on parim ka nende keeles kõige olulisemate foneetiliste tunnuste eristusvõime. Kui lapsena nagu seda üldse ei kuule, siis on väga raske täiskasvanuna õppida just peenemaid nüansse eristama ja see meie välte erinevuste vahe on tegelikult peenem nüanss. Ja see on nüüd see, millega arvestab Regilaulu värsimõtte tekst, et ta küll ei arvesta teise ja kolmanda välte vahega, aga Regilaulu värsimõtte arvestab esimese ehk siis lühikese ja pika välte vahega. Silp paigutatakse sinna vastavalt sõna vältele ja selles mõttes ta on tõesti väga eestipärane muusika, et arvestab eesti keele iseärasusega. Et mis puudutab pillimuusikat, siis pillimuusikas on raskem ütelda, mis on just täpselt eesti, et pikem pillimuusikas võiks vahet teha vanema ja uuema muusikalise mõtlemise vahel. Aga kas ta on just nimelt eesti oma, seda on väga raske ütelda, et kui võrrelda näiteks 19. sajandi eesti ja saksa muusikat, siis on küll suhteliselt suur vahe, ütleme, just vanemas pärimuses. Aga see võib olla tingitud sellest, et Saksamaal oli vanem muusika kihistus juba kadunud selleks ajaks, kui Eestis 19. sajandil oli veel alles. Et ütleme näiteks Hiiu kannet ja Hiiu kande taolist pilli, sa tead kindlasti paremini, on tuntud mujal, aga Eesti saared olevat olnud viimane koht siinses Euroopa kultuuriruumis, kus Hiiu kannelt tegelikult mängiti ka tantsuks ja on öeldud, et sellepärast, et see oli nagu vaeste inimeste pill, et kuna eestlased elasid suhteliselt vaeselt ja nende nii-öelda kultuur ei olnud euroopalikus suunas välja arenenud, siis püsis vana traditsioon mitmeti kauem ja püsis ka see Hiiu kandle mäng, samal ajal kui öelda nii-öelda selles arenenumates maades oli Hiiu kandest loobutud ja selle asemel mängiti pigem viiulit või siis kannelt või mida iganes uuemaid pille, et see just oli nagu sellise vana ja vaese traditsiooni tunnus. Sama lugu torupillimänguga, mis jälle püsis kõige kauem Hiiumaal, mis oli Eesti kontekstis suhteliselt maha jäänud kant. Et see, mis oli vana ja haruldane, säilis sageli perifeerias, mis ei saanud osa sellest keskuse arengutest, mis läks kiiremini kaasa muu maailmaga. Ja see, mis kunagi võib-olla siis tundus kõige vanaaegsem, tänapäeval võib-olla jälle korritakse kui kõige omapärasem, et siin on sellised huvitavad vastuolud. Et vanem muusikaline mõtlemine siis proovime siis vahe kokkuvõtte teha, kasutas suhteliselt lühikest väikest muusikalist materjali, sest seda kõike pidi meeles pidama ja rohkem rõhuti loomingule selles mõttes, et esitaja oli rohkem taaslooja, ta teadis, kuidas arendada nendest juppidest, nendest motiividest uusi palasid, pikemaid lugusid. Regilaulu traditsioonis oli teatud motiivide, laulude teemade hulk ja väga hea mäluga. Laulud oskasid neid uuesti kombineerida, improviseerida selle traditsiooni põhjal, taas luua. Ja võib-olla vanema muusikalise mõtlemise üheks tähtsaks tunnuseks ongi suur nagu loomingu võime. Et siin jälle saaks ütelda, et kuidagi vanem muusika või pärimuskultuur oleks lihtne või primitiivne, see lihtsalt kasutas teistsuguseid oskusi ja võimeid ja tänapäeval on suhteliselt raske õpetada inimest improviseerima, sest kooliharidus ja palju muu on orienteerinud just päheõppimisele. Kui laps on oma luuletuse päheõppid, siis ta on tubli, aga kui ta peab hakkama näiteks
ühe luuletuse rea põhjal arendab muud, siis ta ilmselt lihtsalt ei saa aru, mis ta peab tegema või loomulikult seda ei saa õppida. Ja siis vanemas muusikas lauludes ei olnud nii selgelt välja kujunenud siis see pooletooniline helirida, tegelikult seal ei olnud selgelt pooletooniseid vahesid, vaid helikõrguslikku ruumi kasutati teisiti, et kui ma siin tõin näite loitsust, siis hääl lükkus kahe erineva helikõrguse vahel ja see regilaulus võisid olla helikõrgused täpsemalt defineeritud, aga võib-olla ka mitte nii kindlalt ikkagi, kui ütleme klaverimuusikas. Ja laulmisel kasutati sageli kaunistusi, libistusi ja mis oli veel oluline regilaulus, tegelikult kasutati ka loodusliku hääle võimendust selles mõttes, mis võib-olla teeb, siin pakuti välja küsimusena, et mille poolest näiteks erinevad tänapäeva pärimusmuusikud vanast muusikatraditsioonist. Üks on kindlasti hääle tämber selles mõttes, et tänapäeval ei ole vajadust valju häälega väljas laulda ja sellepärast ei kasutata neid looduslikke hääle võimalusi, et kui kuulata vanu helisalvestusi, siis üks asi, mis hakkab kõrva, on nagu see, et see hääl tuleb nagu mingisugusest sellisest võimendatud torust, et me oleme nii ja naa seda püüdnud seda jäljendada, et kuidas teha sellise tämbriga häält, et ta ei meenuta sugugi ooperilaulu, vaid seal on mingisugune teistsugune hääle võimendus või eriti kiigelauludes on kuulda mitmesuguseid ornamente ja sageli mulle tundub kuulates, et osad nendest ornamentidest olid tekkisid siis, kui hääl nagu hakkas lihtsalt sellest suurest karjumisest või kui me häält võimendame, siis võimendus tekib sellest, et meil siin hääletraktis mitmesugused kehaosad hakkavad vibreerima. Et heli võimendus tegelikult ongi vibreerimine, et kui võtame keelpilli, siis seal on keeled, mis teeksid ilma kastita suhteliselt vaikselt häält, need vibreerivad ja kõlakast vibreerib kaasa, võimendab teatud sagedus ja sellepärast me kuuleme seda häält valjemini, kui inimene võimendab oma häält, siis ta paneb vibreerima, siis resoneerima siis teatud need mingisugused hääletrakti osad ja see, missugused hääletrakti osad just regilaulikutel vibreerisid, võib-olla see oli ka erilaulikute puhul natuke erinev, seda on väga raske avastada vanade helisalvestuste põhjal, lihtsalt oleme aeg-ajalt püüdnud jäljendada, et kuidas seda või saavutada. Üks asi, mida regilaulikud kindlasti ei tee, on see, et ei kasutata nagu erineva valjusega silpe, vaid hääl läheb suhteliselt ühtlase valjusega ja ei ole sellist nagu võib-olla praegu kasutusel olevat fraasi kujundust, et alustame fraasi vaikselt, siis läheb valjemaks ja siis jälle vaiksemaks nagu võib-olla koorilaulus, et siis nagu öeldakse fraasi kujundus, mida sageli õpetatakse, et muusika nii-öelda ilmekas oleks. Et seda ei ole, vaid pigem hääl tuleb ühtlase valjusega ja see on võib-olla ka selleks, et ta oleks paremini kuulda, eriti kui mõtlete, et võib-olla see toimus väljas, võib-olla ka kuskil pulmades, kus kogu aeg pidid kuulda olema ja mõne laulik esitis, see on see eriti kuulda, et proovime niimoodi laulda äkki koos ühe laulu, et püüame seda häält niisugust toruhuilusena hoida ja mõtelda, et see peab kostma kuhugi kaugele. Võib-olla aeglase tempokas. Ma ütlen, et ma ei oska seda ise ka väga hästi, aga tihti on, et kuskil keset laulmist tekib mingisugune teistsugune tunnete selle võttes. Kus me lähme vastu ööda
siis ei istu niidisukka ega kastu kauni põlle, kastuin kauni põlle. Nii, tänan. No praegu püüdsin jäljendada 2 laulikut. Mari Sarve, kes laulab just nagu selleks hästi kuidagi läbitunkiva häälega suhteliselt aeglases tempos ja varieerib viisi siis niimoodi, et ta just nagu rea lõpus teeb pikemaid venitusi. Et niisugune laul, mis tava mingisugusel hetkel hakkas tunduma vanaaegsena, häbiväärsena isegi. Ma kirjutasin välja mõned tsitaadid selle kohta, kuidas siis Eesti haritlased, kes rahvalauluga kokku puutusid, nagu seda kirjeldasid, et meil tekkis 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi algus rahva hulgas selline järjest kiirenev kihistumine, kus eestlased hakkasid saama kõrgharidust. Meie esimene folklorist, mitte esimene folklorist, aga esimene ametliku folkloristi haridusega inimene oli Oskar Kallas, kes õppis folkloristikat Helsingi ülikoolis ja 1902. aastal kaitses seal doktorikraadi, et sellest saadik võiks ütelda, et meil oli nagu folkloristika kui teadus olemas. Ja siis, kui vaadata nüüd seda, kuidas haritlased on suhtunud Eesti rahvalaulusse, siis kuskil 17.–18. sajandini kuni sinnamaani, kus said juhtivaks saksa filosoofi Herderi ideed, kuni sinnamaani kohalikud baltisakslased sageli kirjutasid Eesti rahvalaulust küllalt halvustavalt, et see on primitiivne võrreldes võib-olla Euroopa muusikaga ja nagu ei vääri suurt tähelepanu. Aga kui Herderi mõtteviisi võiul hakati rahvalauled väärtustama, siis hakati vastupidi jälle kiitmisega natuke isegi liialdama selles mõttes, et kuna oli teada, et rahvalaul on väga ilus, siis igaks juhuks kiideti kõike sellest, et näiteks siin Schlegel, kes Eestis rahvalaule üles kirjutas ja ka muud rahvatraditsiooni kiitis rahvalaule järgmiselt. Kui armsad on nende laulud ja tantsud, viisi suur lihtsus paarub kõige meeldivamalt vastavate sõnadega. Mina, kellele seni meeldisid ainult virvarr ja keerulised sonaadid, olen alati täiesti kaasa haaratud, kui kuulen siin kandis nii paitavaid südamest olevaid viise. Ja võrreldes nüüd seda suht kiitvat ülistavat kirjeldust jällegi Eesti rahvalauludega, mida Schlegel oli üles kirjutanud eestlaste seast, siis torkas silma see, et ta ikkagi oli kirjutanud üles pigem uuemaid veidi saksapäraseid viise, sest kui Eesti rahvamuusika hakkas muutuma, siis ta muutus nüüd sellel eeskujul, mida peeti ilusaks ja ilusaks peeti uuemat euroopalikku kultuuri, mis meieni jõudis eelkõige baltisaksa kultuurina. Et selline väike nagu kus on näha juba regilaulu traditsiooni piires, et sellest on kirjutanud Urve Lippus, kahjuks nüüdseks juba lahkunud etnomusikoloog, kes tema eraldi uuris just regilaulu viisi ja leidis, et seal oli ka juba vanem kihistus ja uuem kihistus. Uuem kihistus natuke meenutas oma muusikalise mõtlemise poolest siis juba uuemat nii-öelda seda kolmetuuri muusikat selles mõttes, et seal oli olemas harmooniline dimensioon. Aga nüüd see uuem rahvalaul, see saksamõjuline laul, see meie praeguses mõistes siis võib-olla kõige rohkem meenutab seda nii-öelda kolmetuuri muusikat või süldilaule või see on see pärimus, mida sageli siiamaani lauldakse, kuhu kuuluvad, ma ei tea, mis on teile hästi tuntud laulud, näiteks Mets mühiseb, Isamaa armas, Läänemere lained, seal kus Läänemere lained kanduvad, loodan, et te teate. Nendel on tavaliselt olemas saksa eeskujud, mitte kõigil. Osad on ilmselt nagu sama stiilis juba koha peal tehtud, aga näiteks seal, kus Läänemere lained rantuvad, sellel on kindel saksa eeskuju Die Ostsee Wellen strömen an den
nii vist oli see siin. Meil Aiaarne tänavas, kas sellel on koos? Meil Aiaarne tänavas viis on, viisi allikas on teadnud, on võimalik, et ta ikkagi on kas Saksa, Prantsuse või kuskilt lääne poolt tulnud viis, aga selle viisi eeskuju ei ole kuskilt leitud, on võimalik, et ikkagi oli juba laenatud ja Eestis rahvaviisina kasutusel, et ta on selline uuema iseloomuga viis, et sageli jagatakse nagu, et uuemate riimiliste salmilaulude viisid, sest uuem laulupärimus kasutas lõppriimi ja salme, selles mõttes on sarnane tänapäeva luule ja lauluga ja tolleaegse saksa kultuuriga. Aga väga suurt vahet ei ole alati meloodiates, vaid kui näiteks meie folkloristidena peame vahet tegema uuemal rahvalaulul ehk lõppriimilise salmilaulul ja vanemal rahvalaulul ehk siis regilaulul, siis sageli seda ei saa teha viisi järgi, sest viisid ei olnud tekstide küljes aga kindlalt kinni, et see oli juba regilaulu traditsioonis tavaline, et viis oli suhteliselt vähe ja ühe viisiga vist laulda väga palju tekste. Ja samasugune traditsioon püsis näiteks, et võis neid viise vahetada eri laulude vahel, kui näiteks võtame sellise viisi. Et see on tegelikult uuem viis, seal on oktaavi ulatusega viis, selgelt on kuulda see harmooniline mõõde, ehk siis ütleme, et võimalus seda paari mõne tuuri peal saata, ehk see euroopaline nii-öelda funktsionaalne harmoonia, nagu me ütleme, aga võib-olla ma ei kasuta nii keerulise termini igaks juhuks, aga tegelikult seda lauldi Mardi ja Kadri laulude juures. See lihtsalt tähendab seda, et mingil hetkel need Lõuna-Eesti Mardi ja Kadri laulud tundusid liiga vanaegsed, aga kuna traditsioon püsis, siis taheti seda nii-öelda moderniseerida, toredamaks muuta ja võeti lihtsalt kasutusele uus viis. Nüüd, kui me räägime viisidest, siis kuskil läheb nagu selline vahemaa, kus on väga raske ütelda, kas viis on uuem või vanem, selles mõttes, et neid vanemaid viise sai edasi kasutada ka uuemate tekstide juures täpselt vastupidi. Et siis kooliõpiku laul see Tiiu-Taal tütrekene kaske, kas see on ka selline uuem? Koske. See nüüd jääb regiviiside hulka, aga öelgem, et ta on uuem regiviisid. Mis see vanema ja uuema regiviisi? Vanemad regiviisid olid enamasti tertsi kvardi ulatusega, nendest kindlalt vanem see pulmalauluviis, mida ma siin natuke laulsin. Neitsikene nuorukane, seal on 3 heli. Neitsikene nuorukane, kui hakkad kodunt menemään, kui hakkad kodunt menemään. Et seal ei ole ka seda harmoonilist mõõde. Harmooniline mõõde tähendab seda, et ta nagu, ma ei tea, kui palju tuli muusikaharides, et öelgem, et ta liigub nagu toonika või dominandi või siis selle ütleme esimese ja 5. astme vahel. Ja teiseks seal on sageli see kõrgendatud 7. aste ehk juhttoon. Et see võiks olla see uuema viisi ulatus ehk kvint siis juba, et uuemad regiviisid tavaliselt hakkavad kuskilt kvintist, sekstist ja seal on tüüpiline, et on nagu see kõrgendatud juhttoon, mis tagasi viib. Põhitoonil ütleme siis selline lõpsi. Et seda korraks madalale laskumist muusikas nimetatakse juhttooniks, et see on see, mida nagu selles vanas genuinses regilaulus, selles vanemas regilaulu kihistuses üldiselt ei ole, aga selles nagu natuke uuemas muusikalises mõtlemises. Ja on loomulikult osa laule, mis on seal vahepeal. Et võtame näiteks selle Grete Jensi tuntud viisi, et see on selline, mis jääb suht vahepeale, see on vindiulatusega. Läksin, läksin metsa hommikulla, läksin metsa hommikulla. Mis ma löysin matsastagi, mis ma löysin matsastagi, löysin liinalikku vetta, löysin liinalikku vetta. Ma räägin sellest viisi natuke, et seal on nagu 2 alumist tooni, et kui hakkad altpoolt lugema, siis on seal 5 astet, aga alumine toon ei ole
põhitoon ja samal ei ole ka seda pooletoonist vahet, mida me nimetame juhttooniks, et see on mingisugune viis, ütelgime, mis sobib sinna vana ja uue kihistuse vahele kuhugi. Mis ajal see võis siis olla, mis ajanditel? Seda praegu ei oska küll ütelda, et see uuem viis, need võisid kõik tekkida 1000 aastat tagasi täiesti vabalt, sellepärast, et Soome Kalevala viisid ju on suhteliselt sarnased, et see on jällegi võib-olla täiesti muusikaline universaalne, et koostatakse selliseid viisi, et mis loomustatakse sageli helirea järgi, ehk siis mis on selle muusikaline koostis. Et see on nagu selle meie praeguse heliriteli 5 esimest astet, aga see ei tähenda, et nemad oleksid sellist heliredelit kasutada, see lihtsalt on jälle mingisugune kõige lihtsam 5 helisid järjest, et ma jätan need akustikaseadused äkki täna vahele, et üks põhjus, miks jällegi maailma eri rahvaste muusik võib-olla suht sarnane akustikaseadused, et hea kõla näiteks oktaavi kõla see on nagu kõige puhtam 2 heli kõla ja see on seotud helide füüsikaliste omadustega, see tähendab seda, et kui ma laulan seda häält siis tegelikult vaikselt kõlavad kaasa tema osahelid. Et ta ei ole selline nagu puhastoon, mille kohta öeldakse sinustoon, vaid seal see heli on rikkalik. Ja kõige valjemini kõlab sellest tegelikult kaasa. Nii et kui ma laulan, siis tegelikult väga vaikselt, nagu mitte üle meie kuumis lävega, me ei pane tähele, kõlab ka. Ja sellepärast, kui keegi laulab sina juurde, siis see kõlab väga hästi kokku selle almise ka sellepärast, et selles helis sisaldab juba see. Järgmine ülemtoon puhtuse poolest on kvint. Ja kvart. Sellepärast need on kõige puhtamad kooskõlad ja see on täiesti tavaline, et erimaade muusikas moodustatakse siis kooskõlasid oktaavist, kvintist ja kvartist, sellepärast, et need lihtsalt kõlavad selle põhitoonika kaasa. Tegelikult seal niimoodi järjest langevas vaikses nagu vaiksuselt ja kõrguselt arenevas skaalas kõlavad kaasa veel paljud teised toonid, aga neid me lihtsalt ei kuule ja sellepärast ülejäänud järgmised kooskõlad nii palju ei mõjuta harmooniat, et seda eriti on kuulda pillimuusikas ja mitmes häälses muusikas. Aga Eesti regilaulu see ei ole väga palju mõjutanud, sellepärast, et regilaul oli põhimõtteliselt ühehäälne muusikastiil. Ja sellepärast seal ei arenenud välja võib-olla neid harmoonilisi suhteid, kui tegemist on mitmehäälse muusikastiiliga, nagu näiteks setumuusika, siis seal on välja arenenud ka need kooskõlad, mis kõige paremini kokku kõlavad ja näiteks see üks tõde kooskõlade kohta on see, et kui hääled laulavad suhteliselt lähedasi kõrgusi, siis kõige paremini nendest kõlab kokku terts, aga ei suur terts ega väike terts ei kõla niivõrd hästi kui neutraalne terts, et seetõttu rahvamuusikas väga sageli laultakse kooskõla, mis on neutraalne terts, mis tegelikult on ka setu rahvalaulus olemas. Et see on võib-olla üks põhjus, miks jälle ei saa alati ütelda, et kõikide rahvaste muusikad on üksteisest erinevad ja see selline umbes hingamistsükli pikkune viis, mis läheb üles ja alla. Nüüd, nagu me siin laulsime, Kalevala viisid, miks me ei saa nende vanust hästi ütelda, see on see, et inimestel on suhteliselt mugav selliseid viise laulda. Laulmine on seotud hingamistsükliga. Kui me üksi laulame, siis me saame alustada siis, kui me sisse hingame ja laulame nii kaua, kuni hääl lõpeb. Ja see nagu määrab suurel määral selle fraasi pikkuse. Et siis, kui see ühe värssirea pikkune viis hakkab võib-olla nii-öelda siis arenema, siis tõenäoliselt esimene samm oli, et ta muutus natuke pikemaks, värssirida hakati teisiti kordama ja samas muutus natuke suuremaks ka see heli ulatus, et see toimus avardumise poole ja me tegelikult ei tea, mis oleks Eesti muusikast saanud, kui ta ei oleks saanud mõjutusi naabritelt. Selles mõttes, et me ei saa luua sellist isoleeritud mudelit. Väga huvitav oleks teada, et ütleme näiteks, kas need regiviisid oleksid arenenud veelgi pikemaks või veelgi kõrgemaks või mis nendest oleks saanud, aga tegelikult tuli
siis see väga tugevalt naabrite mõju. Regiviisid ka kindlasti ei arenenud isolatsioonis, vaid seal on näha ilmselgeid slaavi, läti ja võib-olla ka vana saksa muusika mõjusid, sest saksa muusikast jälle ei ole säilinud see kihistus, mis võib-olla oleks nii-öelda ajalooliselt arengult regilaulu kaasaegne. Regilaul puutus täiesti kindlasti saksa kultuuriga kokku, sellepärast et ilmselt see nimetus regilaul tuleb ka saksa keelest. See on arvatavasti, ma pakun kuskil 13. kuni 15. sajandi paiku, see on natuke suvaline pakkumine, tulnud saksa keelest sellepärast, et see tüvi Raie tähendab saksa keeles rida ja ringmängu ja Saksamaal on tuntud ka selline rahvalaulu žanr nagu Reigenlied ja Reigenvers siis. Kirjutatakse Reigen siis. Reigen jah, aga vanas kõrgsaksa ja alamsaksa keeles oli selle kohta erinevaid kirjapilte, ka Reigen on. Sa võid leida tänapäeva saksa keele sõnastikust sellise sõna, see tähendab rida, aga vanas saksa keeles tähendas ta siis ka teatud muusika stiili ja kirjelduse järgi see tähendab midagi sellist, see ühesõnaga muusikavorm, see ei olnud saksa regilaul, aga see oli midagi sellist, mida me tänapäeval nimetame vemmalvärsiks. Vemmalvärs tähendab 8-silbilist värssi, regilaul oli ka mitte 8-silbina, aga öelgem 8 positsiooniga värs, kuhu mis paigutada, ütleme siis 6-10-12 silbi võib-olla. Aga vemmalvärs on siis põhimõtteliselt ka selline, kuidas seda roira, kui see teile ütleb. Midagi sellist, see on see, milles kõige lihtsam on eestlasel luuletada. Et saksa vemmal värsi nimi on Reigenvers ja see tõenäoliselt andis meie regilaulule nime, ükskõik kas see meeldib meile või mitte. Aga need karjalased kasutavad ju, et regilaul on see uuem laul. Kas siis tuleb ka sellest samast saksa sõnast? Ma arvan, et see tuleb sellest samast saksa sõnast. Ma arvan, et selles kultuuriruumis inimesed ka vanasti ei elanud isoleeritud, sest kui näiteks vaatame nüüd jälle pillimängu või tantsutraditsiooni, siis Eesti võib-olla võib-olla selliseid vanemaid eestipäraseid tantse on labajala valss ja see labajala valsi muusika on ka üks väheseid vanemaid muusikastiile, kus pillimäng ja laul käisid koos. Oli võimalik, et torupilli mängu ajal tantsiti labajala valss ja sinna juurde tantsijad laulsid. Et kui ma ütlesin, et Eesti seda vanemat rahvalaulu ei saadetud pilliga, siis labajala laulud nüüd ei kuulu otseselt riimiliste salmilaulude hulka, nad ei ole ka regilaulud. Et me aeg-ajalt eristame sellist vahepealset laulude vormi, mida nimetatakse siirdevormilised laulud, mis jääb kuhugi vanemate regilaulude ja uuemate riimiliste salmilaulude vahele. Et siis labajala valsi laulud võib-olla on üks selline vahepealne liik, et seal esineb nii juhuslikult nii algriime, lõppriime, aga nendel ei ole tavaliselt seda 8-silbilist ehitust. Nii et kui me siin räägime, et regilaul on väga eestipärane, siis ta kindlasti seda on selles mõttes, et seal on ilmselgelt, see on tekkinud selle vana Läänemere soome keele peale, mis omakorda on tõenäoliselt soome uhri keelte ehk siis meie idapoolsete sugulasrahvaste sugulane. Et selles mõttes seal on see Eesti alge väga selgesti nähtav, aga me ei saa ütelda, et ta ei ole kokku puutunud nüüd Soome, Skandinaavia ja saksa kultuuriga. Et ka Soomes on arutatud, kust on nende runolaul pärit, sest meie regilaul ja runolaul on tegelikult põhimõtteliselt üks ja sama muusikastiil, lihtsalt nagu lokaalsete stiilitunnustega. Ja Soomes on üks arvamus, et see runolaul, kui ma nüüd ütlesin, regilaul ja runolaul tekkis mingi 2500 aastat tagasi, et siis ta võib olla tekkinud Skandinaavia omaaegse värsi mõjul. Skandinaavlastel on vanad laulud nagu kriimurit ja mõned sellised stiilid, sest näiteks on sarnane värsieehituses on algriimide, siseriimide kasutamine ja mõned sellised tunnused, siis vist parallelismi leidub. Et ükski kultuur ei ole ka vanasti kuidagi isoleeritult
esinenud. Mis on meil janoodne? Mu aeg üles saamas ma veel räägin. Ma võib-olla loen Oskar Kallase tsitaadi, kui oluliseks Oskar Kallas on pidanud seda, et eestlased peavad kinni oma vanast rahvapärimusest. Tegelikult ma veel ütlen hästi juttu, kasutan veel 1 minuti selleks, et nüüd ma rääkisin sellest vanema rahvalaulu helireast, et kasutatakse teatud vähest hulka helisid, mitte teevad seda tänapäeva heliredelit ja näiteks tõin Karksi laulu, mida me alustasime, see, et läksin, käisin. Et kui vaadata nüüd, kas tänapäeva muusikas on midagi sarnast, siis kohe täpselt sama helireaga ja võib-olla sama natuke meeleoluga ja ka sellega, et põhitoon on kuskil esimese ja teise ehk siis alumise ja alumisest järgmise astme vahel on suht tuntud rujalaul. See Ojakene, ma püüan talle mingisuguse esimese rea või pealkirja kohe tegida. Mul on praegu kõiki laulud nii peas, et mis see esimene rida on? Ütleme sellest salmist isegi. Kätki ümber soojas on mul kidumaa ja mulla veel. Need metsa vered või sa luhad laanetel. Ojakene, kes sul ütles, mehi kodumaa 1000 ringi, 1000 käru, ei see tee kell otsa saab. No, vabandust. Ja, no, jätame selle praegu kõrvale, see on nii-öelda see koona, aga tegelikult see helirida, mida Rein Rannap kasutab, on tegelikult ju sama ja see liikumine selle 2 alumise noodi vahel. Ta täpselt samuti ei lõpeta mitte alumisel toonil oma meloodia käiku, vaid sellest järgnevad. Ära vaata tagasi, ojakene, kes sul ütles, ära vaata tagasi. Ja nüüd sinna kõrvale see teine. Tegelikult kui jätta kõrvale need sõnad ja see erinev rütm, sest Rein Rannapi laulul on ka natuke teistsugune rütm, siis täitsa vabalt kõlab nagu oleks tegelikult, mis täpselt sama viisi variatsiooniga. Et võtame Rein Rannapi laulud selle teise rütmi ära, siis jääb järgi. Sellega lauleme varegi laulu. Läksin, käisin. Aga läheb seal kohe ta hakkab kohe arendama seda, et tegelikult sina nokid selle välja, aga inimene ei saa aru. Ja ma lihtsalt näitan, kuidas tegelikult me ei ole nii kohutavalt kaugele kuhugi eemaldanud, vaid ja et arendab seda kaugemale edasi, aga tegelikult kui me räägime, siis see pisikene muusikaline mõte on suhteliselt sarnane seal alguses, et see helimaterjal või siis ma ei tea, kui palju te teate Anne Maasiku laule, kes on ka küllalt nappide vahenditega muusika tegija, kui on äkki meeles või kõrvus Toomas Nitternaldi filmist Rändaja õhtulaul. Et need heliread ja meeleolud on suhteliselt sarnased ja samuti see üksi laulmine. Aga ma loen nüüd selle Oskar Kallase tsitaadi, sest siin rääkida võiks veel paljusid asju ja kuna meil on pärast võimalus veel koos rääkida, siis me võime seda kindlasti jätkata. Et mida ütleb siis Oskar Kallas? Rahvad panevad ennast maksma teiste silmis ju enese kõlblisest tundes iseäranis ka nende omapäraste lisade abil, olgu see kunst, olgu see kunsti, olgu see teaduse põllul, mis nad suurele rahvusvahelisele
kultuurakapitalile juurde jaksavad anda. Mis meil tänini kõige omapärasem, see on meie niinimetatud aineline ja sõnaline vanavara. Siis juurde ka meie rahvaviiside kogu arvatud, mis juba nüüd oma täielikkuse ja mitmekesisuse läbi kaugemalgi tähelepanekut on äratanud. Kallas oli inimene, kes siis organiseeris 20. sajandi alguses suure aastatel 1904–1916 kestnud rahvaviiside kogumise. See oli aeg, millal väga paljud vanad rahvalaulikud, kes tundsid vanemat traditsiooni, olid veel elus ja siis koguti materjali, mis ei oleks enam võimalik olnud 100 aastat hiljem, praegu või ka 20. sajandi lõpus, et selles mõttes see on ebatavaliselt suur väärtuslik infoallikas meile. Ja kui teid huvitab, kui palju näiteks viisi on Eesti Rahvaluule arhiivis, siis neid on nii palju, et neid ei ole suutnud keegi kokku lugeda. Ja see suurusjärk, kui nüüd küsite suurusjärki, see ei ole 10 ega 100 ega 1000, vaid see, ma julgen arvata, et äkki ta kisub kuhugi 100 000 poole, et isegi see Eesti uuem laulupärimus on suhteliselt läbi uurimata, sellepärast, et ta sisaldab nii-öelda vähem seda rahvuslikku omapära ja on vähem tähelepanu leidnud, kuigi ma arvan, et oleks väga väärt uurida. Tänapäevaks on see juba väga vana pärimus, mis oli kasutusel 19. sajandi lõpule 20. sajandi alguses, et näiteks meil on regilaulu viiside kartoteek, kuhu on siis kogudest kopeeritud peaaegu kõik käsikirjalised viisid, ütleme suur osa nendest, ja seal on 36 000 viisi. See tähendab, et seal ei ole üldse helisalvestusi ja ega ka mitte uuemaid. See kartoteek on koostatud ka mingi 1975. aasta seisu, aga ühesõnaga pärast seda kogutud käsikirjaline materjal ja helisalvestused ei ole sinna kartoteeki jõudnud, et kui oletame, et seda oli vähemalt sama palju või rohkem, siis see võib kiskuda 100 000 poole. Et vabandust, ma nüüd juba rääkisin natuke üle aja. Tänast kannatiku kuulamise eest ja kaasalaandmise eest.